Jassi puhul ma mõtlesin seda, ma jõudsin apokalüpsini. Must-valge. Unenägu. Müstiline. Tummaks tegev. Lõpuks mulle ikkagi tundus, et sõna aed võib-olla võiks, mis on üks tema tööde pealkirjadest ka, võib-olla võiks iseloomustada mingis mõttes ka tema paljusid teisi töid. Ma tunnistan ausalt, et ega ma väga palju teda varasemast tehast ei teadnudki. Et ma olin paari tema tööd näinud. Äkki see oli see hingede rändamisega seotud tööd. Et siis ta kuidagi see pilt või need hästi tugevad kujundid või see materjali kasutus, siuke mastaapsus mingis mõttes, et see mulle kuidagi meelde, aga nüüd ma muidugi süvenesin sellesse maailma rohkem ja mulle tohutult meeldib tema maailm. Ma olin mõned aastad tagasi Pariisi äärelinnas ja liginesin Agnier lossile, mis on 18. sajandist pärit loss. Selles kontekstis pimeduses välja valgustatud skulptuurigrupp mõjus suhteliselt müstiliselt. Hingede rändamine oli vist selle pealkiri ja vist oli seal modellina kasutatud tema vanaema pead. See mõjuski kuidagi ilmutuslikult, aga mitte sellise pateetilise ilmutuslikkusena, vaid sellise veidi paganliku või triksterlikuna. Et veidi oli nagu sellist steampungi teemat, kuna neil vanaemadel olid propellerid selja peal, siis mingil moel nad meenutasid mingeid libaolevusi. Ühesõnaga selline tõesti defineerimatu kogemus, natuke müstiline ja mingil kombel hüsteeriliselt naljakas. Et ta loob nagu mingisuguse totaalse maailma. Sealjuures heli tuleb materjalile peale ja objekt võtab ruumi totaalselt üle. Ja selle harilikult on mingi suletud maja või mingi suletud ruum, kuhu vaatajat otseselt sisse ei lasta, kus võib olla mingi lahendus või mingi vihje, mida ta tõenäoliselt ka ise võib-olla lõpuni lahti ei mõtestagi enda jaoks. Või see kuidagi on hästi, ta toob oma alateadvuse materjali hästi võimsalt. Ja minu meelest tema töödes on, mis oma olemuselt võib-olla eeldaks hästi vaikset ruumi juba oma nimetuste poolest võib-olla ja kogu selle temaatika poolest, siis ta toob sinna mingi tohutu jõleda heli, mis kohutavalt häirib. Ja see on minu meelest, nii palju kui ma tähele olen pannud, siis on seotud kuidagi valgusega. Minu meelest on seal alati olemas nagu, see must-valge oli sellepärast, et seal on nagu need vastandid olemas, siis ta võtab alati ette nagu hästi suured teemad, elu ja surm, nagu tohutud massiivsed teemad ja ta kuidagi lahendab need nii siis vormiliselt nagu lihtsalt ja mänguliselt, et see ei mõju üldse nagu nii rusuvalt, kui võiks olla nagu mingi näitus, mis räägib surmast, on ju. Sul on linnagalerii, mis on täis nagu riste ja nii edasi, on ju, aga see kuidagi mõjub nagu kergelt või ta, mitte, et oleks liiga kergekäeliselt selle nagu kuidagi seda nagu ette võtnud või teinud, aga jah, et see nagu mingi vastandlikkus on nagu seal olemas, mis seal läheb. Pluss veel nagu heli ja siis nagu see pilt ja heli on alati kohal nende skulptuuride juures ja installatsioonide juures on ju siis mingisugune massiivsus või nagu ka see teema on nagu hästi massiivne ja siis need objektid ise on nagu hästi suured ja massiivsed, aga seal on alati mingi kergus või mängulisus olemas, mis on nagu väga lahe minu meelest. See jäi mulle meelde, see ka nagu mingi ka ruumi ülevõtmine või see, kuidas hästi mitmetel tasanditel. See väike laps mängimas just nimelt seda teost seal teises ruumis, pilt seinal ja siis ristide meri. Ruum üldse ilmselgelt surnuaiale siis viidates on kui ma nagu kuidagi läbi enda seda võtan, eks ole, et siis ma tean teismelisena minu jaoks oli selline surnuaia keskkond. See oli see koht, kus nagu jalutada ja natuke mõelda ja vaadata, et võib-olla seetõttu see on nagu see töö mulle jäi teistest rohkem meelde. Ja
enamasti need helid, mida ta kasutab, need jäävad nagu pikalt veel kummitama. Kas see luige laul näiteks, kohutav jõle töö. Aga positiivses mõttes oli. Ma arvan, et sellest sajast saati, kui ma seda installatsiooni nägin, on mul see sõna apokalüps ka peas koos jassiga keeranud. Sellised kohutavad, ilmuäratavad, grotesksed skulptuurid, mis karjuvad ja laulavad mingit õuduslaulu. Mulle tundub kuidagi, et ta on selline hästi Euroopa taustaga kunstnik, et see tema kvaasireligioossus või müstitsism, et see tundub kuidagi asetub ühte ritta hereetikute ja ketseritega ja selliste keskaegsete müstikutega. Et seal on nagu visioonid, aga küllaltki sellised mitteortodoksed, mingisugused hoiatavad, morbiidsed, võib-olla selline Euroopa surmakultuur, selline memento mori teema nagu jookseb läbi. Mulle hästi meeldis ta hobusepealnäitus Valgus on meie jõud. Ja mulle meeldis, kuidas ta kasutas selle väga veidra galerii oma 2 korrusega ära väga hästi ja kunstihoone galeriis Jumala hääl. Mulle meeldis selle installatsiooni mõnes mõttes selline totaalsus, selline sõjalaevalik kohalolu. Eks ka teiste tööde puhul tegelikult ta haarab selle ruumi nii enda alla, enda võimusse. Mulle väga meeldib endale niimoodi tööd teha ja selles mõttes mul on sümpaatia tema vastu. Ma sattusin Tartus täiesti juhuslikult vaatama tema näitust nimega Aed ja see jättis üks päris tugeva mulje, et siis Jess Kasel on niimoodi ilmus minu teadvuses hästi nagu selgelt. Just nagu see ruumi sisu, mis on siis mingi sakraalne ehitis on ja tõenäoliselt, kus on siis küünlad põlenud, mis eeldavad totaalset vaikust, aga siis see elektrikapp, mis tekitab seal sellise surine, et ta toob sisse hästi palju sümboleid alati oma töödesse ja ta vist väga palju ka ise ei selgita neid. See on nagu... Tal see käekiri mõnes mõttes läheb puhtamaks, selgemaks ja rafineeritumaks, aga samas ta säilitab oma selle algse ja keskse sisu, mis on temale nii omane ja mulle meeldib see, et kuigi ta muutub, areneb ja loomulikult kõik kunstnikud muudavad oma lähenemist, siis ta püsib äratuntavan, heas mõttes äratuntavan, et ta see autori nii-öelda lähenemine jääb talle tõeseks ja see mulle meeldib. Ta on selline heas mõttes nagu mehelik, kui nagu soolisustatud positsioonilt rääkida. Et nagu on jõuline, on intelligentne, on vaimne. Esiteks ei ole sarnast Eestis kunstis praegu siis. Et kes teeks nii mastaapseid asju, ma arvan, ja kasutaks. Ma ei tea, materjal vist oli väga eriliselt, metall, mingi, ma ei pakkunud klaaskiudu vist kasutab värvitult või mingi asja. Ma pakkunud see must värv mingi võiks. Et iseenesest nagu ei ole midagi materjalis midagi uudset, aga see mastaapsus ja kuidas need asjad töötavad ja pluss see heli, mis ta kasutab nagu enam ei ole töökäiritajana, ma olen tundub vähemalt. No ega mul tõtt öelda ei meenu kedagi, kes teeks selliseid totaalinstallatsioone. Et ta võib-olla natukene on Kurvitsaga võrreldav. Aga jah, ta ongi täpselt sellel kohal, mis nagu skulptuuris või installatsioonis, mida keegi peaks tegema ja mida keegi teine miskipärast ei ole teinud vähemalt hulk aega. Minu meelest ta tegeleb hästi palju mingite alateadvusest tulevate piltidega, mis moodustavad mingi sürreaalse keskkonna. Lõpuks muidugi võib välja lugeda, seda võib paigutada erinevatesse kohtadesse, aga mulle vähemalt tundub, ma ei tunne teda isiklikult, aga et need tööd tulevad tema enda seest, võib-olla, et ta ei analüüsi nii palju
mina ütleks ilmselt esimesena täiesti pöörane kunstnik, et minge näitusele. Sellepärast, et seesama, mis Sigrid kirjeldas, et on hästi, et see kogemus, see ruumi või näituse kogemus on nagu hästi intensiivne. Jessi tööde puhul, vaadates neid, ma olen selle Aia näitust siis näinud laivis ja teisi näinud dokumentatsioonil, siis on, ütleme, et kui ma nüüd vaatasin, siis ma korduvalt tabasin ennast nagu mõttelt, et vau, et täitsa hull tüüp. et see on nagu, et ta võtab niivõrd julgelt ette, et ta läheb suurtele teemadele suure installatsiooniga hästi võimsalt peale. See kõik on kuidagi, minul on see sama unenäo seos, et mida ta mulle meenutab kogu aeg on, millegipärast on Kosmoseodüsseia lõpp. Et ma oleksin nagu sattunud mingisesse taolisesse filmi. Jass Kaselaan peaks võitma Köhler Prize'i, sest tal on oskus füüsilises ruumis sellist algset kogemust, kohalolu, algset füüsilist kohalolu kuidagi rõhutada või luua. Võit võiks Tartu minna jällegi. On aeg. No kui aus olla, siis ma arvan, et tegelikult ta vääriks seda võitu puht sellepärast, et tõenäoliselt on üks parimaid installatiivseid noori kaasaegseid kunstnikke. Ma arvan, et igaüks võiks selle auhinna saada. Minu arust kõik ongi väga tugevad ja ma võiks öelda minu lemmikud tegelikult. Aga see annab, mis ta annabki võimaluse töötada selles suunas, milles ta töötab ja ma näen, et see nagu muutub üha suuremaks ja see vajab võib-olla mingit sukest kõrvalt mingit lisatõuget. Mul ei ole siin mingit vaimukasi eriti pildada. Kui ma peaksin võtma Kiva loomingu kuidagi ühe sõnaga kokku, siis mul tuleb päris mitu ühte sõna, sellepärast et see looming on niivõrd palju aja jooksul samas loogilist rada pidi muutunud. Aga äkki, ma ei tea, sõnarobot näiteks midagi sellist praeguseks ajaks juba. Ja siis see on pigem selline, minu jaoks võib-olla selline retrorobot või selline mingi fiktsioon, mitte päris robot, vaid sõnarobot äkki. Terviklik. Kiva puhul ma ütlen nothing. Tõlkemasin. Ma ütleks mitu sõna ikkagi, et ta kohta ei ole ühte sõna. See iseloomustabki, ma arvan. Et ta kohta ei saa ühte sõna öelda. Minu meelest on Kiva Eesti kaasaegse kunsti Frank Zappa. Kui ma astusin Tartu kõrgemasse kunstikooli kultuuriosakonda, siis mäletan, et Kiva pilt oli ajalehes ja õppejõud ütles, et see on ka tema on õppinud meie koolis. Võib-olla seoses erialaga ongi esimesed tööd, mis nagu silma jäid, need see portreeseeria, mis tegeles siis popstaariks olemise või ma ei mäleta, kuidas selle komplekti nimi täpselt oli. Lollipopi fiktsioon. Mingid skandaalid tulevad meelde, nagu see Young British Art skandaal ja mingisugused siuksed asjad. Et kust nagu hästi jõuliselt hakkas Kiva nimi kuskilt meediast läbi käima ja siis need maalid väikeste tütarlastega, eks ju, et see nagu, need on võib-olla mingid varasemad assotsiatsioonid, mis on kauges lapsepõlves umbes või päris ammused juba. Ma tegelikult päris esimesed kokkupuuted ongi 2000-ndast sealt kandist, kus ta tegeles rohkem võib-olla selle Jaapani anime teemaga ja kogu selle sümboolikaga. Kui toimus kunstihoones suur skandaalne näitus. Sellest ajast ma mäletan teda. Ja ma olin võib-olla mingis mõttes, ma kindlasti sain omal viisil aru sellest, mis ta teeb, aga tegelikkuses, kui ma järgi mõtlen, ega ma võib-olla
tegelikult ei mõistnud seda üldse. Võib-olla pigem siis helikunsti, mis ta tol ajal tegi. See oli päris selline mürapõhine kogu see Metabori ürituste sari näiteks. See, et me mõlemad armastame müra, et Kiva siis eelkõige, või noh, Kiva on kasutanud seda nii oma pildilises keeles, oma muusikas igatepidi, noh, et müra kui selline algkeel või heli, millele saab, mis mõnes teatava nurga alt vaadatuna ei tähenda mitte midagi, aga millele saab omistada väga erinevaid tähendusi. Tööde koha pealt, mida ma ise tajunud olen või olen registreerinud ja mis mul on ka meeldinud, on osad tööd Enter the Untitled seeriast, kus mul tekkisid jällegi enda töödega mingid väga toredad äratundmised. Ta on väga tekstipõhine ja mulle endale meeldib ka töötada tekstiga ja manipuleerida teksti. Nii et tema tööd Discourse, mis on siis mustvalge maailm ja Five White Paintings, jah. See jällegi see on selline tagasihoidlik huumor, mis mulle väga meeldib. Mulle kõige rohkem läheb korda Kiva, ütleme siis hilisem looming, näiteks Musta ruudu hääbumine või eriti näiteks töö Põledes elusalt, kui ma ei eksi. Ja üldse mind võlub Kiva suhe masinatega, tehnikaga. Tema tööde läbi tekib isegi teatav empaatia tehnika ja masinate vastu. Et kui ta põletab mikrofoni, kes siis nagu ise oma seda hävimisprotsessi edasi annab, et tekib isegi siuke empaatia tunne või siuke kaasaelamine selle mikrofoni hävingule. Samamoodi see Musta ruudu hääbumine, kus mõnes mõttes Kiva paneb printeri või suhtub masinasse natuke nagu inimesse, et see printer, tal saab siis, ma saan aru, tint otsa, kuni must ruut kaob. Aga ta üritab, nagu see printer nagu üritab nagu seda ruutu teha, aga midagi ei ole teha, tema see ressurss või see jõud saab otsa ja niimoodi ta hääbub siis olematuks. Mulle üldse ei meeldinud see näitus alguses, see oli Wildlife dokumentaris. Ja siis mingi aja pärast ma mõtlesin, et see kuidagi see võte, mida ta seal kasutas nende looduspiltide transleerimiseks, eks ju, mingisuguseks ASCII pudruks põhimõtteliselt, siis tundus kuidagi liiga lihtne või. Aga samamoodi, eks see musta ruudu hajumine on nagu mingis mõttes hästi lihtne töö, aga ma ikkagi olen tabanud ennast nendele kohale asjale nagu aeg-ajalt tagasi mõtlemas, et ei ole nad kuradid nii lihtsad midagi. Loodusvaate pildid, mis tekitavad must sellise igavusšoki, ma saan täiesti, ma langen kohe tooli peal koomasse, aga loomulikult see ei ole kuidagi kommentaar tema sellele ebaühtlasele kunstniku tasemele, vaid pigem, ma arvan, näitab tema laia ampluaad. Aga mul tuli meelde see skänneri nagu lõhkumise töö, kus see purustatud skänner siis toodab mingit tohutult ilusaid või lenda mingit katkiseid nagu siukseid esteetiliselt kauneid nagu pilte, mis on ka päris nagu tore nagu visuaal. Kuidagi mingi rikkis masina esteetika. Ta on juba palju rääkinud ju läbi oma loomingu minu arust tehisintellektist mingil viisil, et see on küll hästi lihtsustatud, see printer, aga mingis mõttes ta võtab selle nagu tööna või mingis mateerias kokku. Kogu selle idee minu jaoks vähemalt. Aga loomulikult tema helitööd meeldivad mulle, on mulle nagu meelde jäänud.
infinitive number of artworks töö. This is artwork number 0000002. This is artwork number 0101232. This is artwork number 070. Lihtsalt nagu mingi lõputu kordamisega kuidagi nullitakse täiesti ära ja lihtsalt see arhiveerimine kuidagi, kus kunstiteos nagu ise ei oma justkui enam mitte mingisugust tähtust lihtsalt. Võib-olla või nendest kõikidest tuhandetest, ma ei tea, mis iganes numbritest saab kokku, siis lõpuks on see üks, mis on kunstiteos ja teised nullitakse kuidagi nagu see läbi ära või midagi. Ja siis teine asi oli eksootika näitusel olev see nagu siis kus ta siis need reisipildid nii-öelda tõlkis siis helifailideks, et mulle meeldis see installatsioon, kus need kõlari elemendid olid siis kuidagi välja toodud ja rippusid lihtsalt seal, et see oli nagu väga nagu tore meeldis. Aga Kiva puhul veel mingi märksin, minu meelest see on mingisugune emotsioonitus ka, või see vist seostub ka nagu masindlikkusega, et võib-olla sellepärast on kuidagi raskem nagu suhestuda mul ka või ei. Kiva looming ongi olnud nagu protsess, mille nagu kõrghetk või siis see tulemus ongi nagu praegu. Võib-olla ta kirjutab nagu kogu aeg vaata üle ka, et võib-olla siis see sobib ka Kivaga kuidagi see ülekirjutamine ja nullimine, et ongi kuidagi nüüd oma varasemad tööd sellega kuidagi ära ka nagu nullinud siis või siis. Kuidagi on alati huvitav mõelda sellele, mis on Kiva tänane selles mõttes, et see ongi olnud nagu mingi hästi huvitav areng. Seda on olnud palju tõesti, et seesama Zappa idee tuli seoses sellega, et kui ma downloadisin ükskord kogu plaadistatud Zappa endale arvutis ja peale selle oli mul kõva ketast nagu lootusetult täis. Ja siis ma nagu üritasin seda ära läbi kuulata mingi aeg ja loobusin õige peatselt saades aru, et lihtsalt nagu arvutuslikult, et süveneda sellesse kõigesse, mis ta teinud on võimatu. Tema tööd muudab minu meelest huvitavaks ja kogu see müstika ja see tema maailm tuleb nendele viimastele asjadele taha just siis, kui sa oled tutvunud selle probleemistiku ja tekstilise osa ja tema intervjuude ja väljaütlemiste ja kogu selle tervikuga. Ta on niivõrd uskumatult laia haardega, ja samas on ta alati äratuntavalt Kiva, et ei ole nagu võimalik väga eksida vist. Et ükskõik, kas ta teeb siis nagu heli või siis mingisugust 2D kunstitööd, et ta on nagu väga jõuliselt see oma käekiri olemas. Ja kõige kadestamisväärsem selle juures on see, et tal tulevad kõik asjad välja. Mis on lihtsalt öeldes ilus, on vaadata tema seda hästi pikka loomingut, kuidas see on kujunenud vaikselt, üsna loogiliselt üks asi on nagu kuidagi viinud see, et ta on jõudnud tohutust küllusest praegusesse hetke, kus ta esitab oma töid tühjal lumisel maastikul. Et see tohutu pikk looming väärib preemiat. Eesti kunstimaastikul on Kiva kahtlemata täielik fenomen ja tõeline superstaar. Ja ma arvan, et kohalik kunstimaastik väga vajab selliseid säravaid persoone ja superstaare. No miks ei peaks Eesti kaasaegse kunsti Frank Zappa võitma auhinda? Et minu meelest ei ole ühtegi põhjust. Kärdi puhul ma olin väga mitme valiku vahel, aga ma lõpuks jõudsin vahetu. Suhtlev. Animaator. Puudutus. Tehnoloogiline. Mingi tehnoloogilis-poeetiline android. Ma mäletan tema mingisugust koolitööd mingist väga vanast ajast ja seal oli alged sellest, mida ta tänapäeval teeb. Mingi selline oma väike nunnu kodune mänguline maailm.
siis ei olnud see muidugi tehnoloogiline veel, et nüüd lisandub kõik see sinna, aga midagi sellist oli seal olemas. Ma arvan, et Kärdi tõi minu teadvusse esimesena Sigrid Viir, kes ammu räägib Kärdi muusiplekkidega laualinadest. Mina arvan, et ma ka ei oska öelda hetke, aga mulle tundub, et ma sain Kärdist teada ilmselt nagu mingi massimeedia vahendusel, et kas televiisoris, umbes hommikutelevisioonis või mingisuguse sihukese koha peal, kus räägiti, et et on lahe Eesti kunstnidisainer, kes teeb tehnoloogilisi kangaid ja mingisuguseid asju, mis muutuvad keskkonna mõjul millekski muuks. Mis Kärdi puhul on huvitav, siis ongi võib-olla see nihe käsitöö oskuslikult ja pärimuskultuuri osalt nagu tekstiil selle sidumisele tulevikutehnoloogiatega. Ja teeb seda enda väga isikupärasel kombel ja kuidagi näitab sellega, et tehnoloogia ei ole midagi isoleerivat või võõrandavat ja sellisena ohtlikku, vaid et seda saab lähendada sellisele loodusele, omasele poeesiale ja harmooniale, millelegi, millel on pehme kuvand, kui tehnoloogial on nagu kõva või külm kuvand. Ma nüüd praegu kiiresti mõtlen, ma olen näinud põhiliselt dokumentatsioonis asju, aga mul tekib nagu selline tunne, et sellest kõigest tuleb kokku mingisugune tehnoloogiline utoopia, mis tegelikult pakub meile välja mingit alternatiivreaalsust, kus inimeste ja asjade suhe on hoopis midagi muud, kui me oleme harjunud, et see on, et kus on nagu see suhe on väga emotsionaalne. Tema need ekraantekstiilid, et nad mõjuvad kuidagi inimlikumalt või soojalt. Ja kogu tema looming tundub kuidagi siuke soe või püüdleb inimesele lähemale. Muinasjutulisus ja tehnoloogia, et seal on mingisugune viide Jaapani kultuurile või mingisugune sarnasus sellega. Mingisugune miniatuursus, mingi see kawaii aspekt, peentehnoloogia, kõik nanotasandini välja. Kärdi puhul mulle meeldib see, kuidas ta suudab oma teostega ja töödega ja tema materjalidega panna inimesed nende samade materjalidega suhestuma ja neid uurima ja kogema ja seeläbi looma selle kontakti teose ja siis vaate vahele. Mõnikord mul on endal kahju, et ma ei oska leida sellist tagasihoidlikku või viisakat viisi, kuidas panna samamoodi vaimustuma külastajaid oma töödest, et ma lähen kuidagi väga agressiivselt reeglina. Võib-olla talt oleks selle koha pealt miskit õppida, et kuidas austada rohkem vaatajaid. Minu meelest Kärdi tööd on hästi palju märkamisest kuidagi ka, et sa ja nagu see animaatori, et ta nagu ei ole animatsioonikunstnik, aga ta puhub nagu asjadele elu sisse. Mulle isiklikult juba näiteks väga meeldisid tema tööd, mis olid siis padjad. Üks padi helendas ja teine padi oli siis nagu suur kõlar, et üks on see tehnoloogiline pool. Ma saan aru, et see tehnoloogia tema puhul on eelkõige vahend mingite eesmärkide saavutamiseks, mitte eesmärk oma, et mis saaks olla veel armsam kui padi, mida kallistades hakkab sinuga siis suhtlema selle värvivahetuse või helendamise teel. Või siis mis saaks olla armsam kui padi, mille sa saad õhtul panna endale unejuttu näiteks rääkima. Mulle meeldib ta Sümbioos seeria tööd, mis on selline viltkangas või vaip, mis reageerib puudutusele ja inimeste liikumisele kohalolu. Mõnes mõttes jällegist ma tunnen mingit seotust seal oma töödega, kuidas teos nõuab vaata või külastaja osalemist või mingisugustki suhestumist sellesse teosesse, et seal hakkaks midagi arenema. Ja samas mulle hästi meeldivad need samad Sigridi välja toodud muusiplekkidega ja kohviplekkidega laualinad ja särgid, mis hakkavad
mustreid esile tooma või näitama, kui veini või mingit vedelikku sinna peale läheb või hakkavad värvuma ajaga, kui inimene neid kannab. Lihtsalt nagu geniaalne, et sul on nagu see mingisugune moosipleki muster juba siin, sest tegelikult see on väga ilus nagu moosiplekk või nagu mingisugune plekk riietusesemel, seal on nagu mingisugune lugu on ju, et miks seda kuidagi nagu ära kaotada või noh, et see laualine ka, et seal et sa teed neid plekke juurde ja siis see muster kuidagi nagu veel kasvab. Kui ta on tekstiililt jõudnud tulevikutehnoloogiateni, mis oleks justkui vastandlik, siis samatmoodi ta on jõudnud disainilt kui puhtalt esteetilise väärtuse tootmiselt sellisesse sotsiaalsesse sfääri. Et tema töödes puudub igasugune küünilisus näiteks, et nad on nagu viimse vindini head. Ja ma saan aru, et tema tekstiilikatsetuste kaugem eesmärk on üldse selliseid koledaid kohti nagu haigla või palat muuta kuidagi paremaks. Ma saan aru ka, et osade materjalide eesmärk on aidata näiteks intellektipuudega inimesi. Just see, et see keskkond kuidagi suhtleb inimesega või annab talle, edastab mingisugust informatsiooni, et näiteks kangad, mis mõõdavad või hindavad õhukvaliteeti või üks idee, mis tal oli, et kui inimene liigub ruumis, siis kangad valgustavad seda kohta, siis kus inimene liigub, et ta ei peaks näiteks lampe põlema süütama. Või no kogu see UO kontseptsioon on minu meelest ka väga tore, et need on nagu siis unidentified useful objects, et nad on nagu kasulikud, aga sa ei saa öelda, et see on nagu, ma ei tea, mingid pähklipurustustangid, et see teeb seda natuke nagu minu meelest kunst või kultuur üldse on, et ma ei saa öelda, et see on selleks konkreetseks asjaks hea, aga ta on nagu väga vajalik ja millekski, et tema nagu, et seal ei ole nagu, mis muidu disainiobjektidel võib-olla ongi, et see on see erinevus, et nad kuidagi on nagu üheks asjaks mõeldud, vaid see teeb seda, et tema nende asjade puhul seda ei ole, et nad on laiemalt kuidagi lihtsalt ongi nagu kasulikud ja parandavad kuidagi, ma ei tea, kas või inimeste vahelised suhteid. Kärdi loomingul on omane selline lapselik maagiline maailmapilt, selline, kus Giorgio Agamben on oma essees Maagia ja õnn sellest rääkinud väga täpselt, et õnn on lapselikus maagilises maailmapildis, et sa usud, et nurga taga on eesel, kes muneb kuldmune. Sa vaatad maailma sellise pilguga, et sa näed haljaid. Ja see jaapanlikkus on just selles, et see lapselik maailma nägimine, ta ei ole selline, nagu ta on Euroopas või just nagu Skandinaavias, kus on mingi nostalgia eelmise sajandi nukkude ja interjööride järgi selline Astrid Lindgrenilik lapselikkus. Mulle meeldib mõelda, et Kärt on nagu maailmaparandaja selle sõna heas tähenduses, siis et kui üldjuhul maailma parandamine seondub kuidagi siukse vägivaldse ja negatiivsega, siis et Kärt ei paranda seda maailma püssiga kuskil kedagi maha lastes või mingit oma ideoloogiat, oma tõde peale surudes, et ta lihtsalt teeb oma tööd nii, et see nagu muudaks midagi. Keegi võiks teha filmi, kus ta kasutab nagu Kärt Ojaveed kunstnikuna, et milline see maailm siis oleks. Et võib-olla Kärt ise. Et see võiks, seda ma tahaks küll näha. See oleks huvitav, kui Kärt võidaks, sellepärast, et ma arvan, et see hägustaks mingeid piire disaini ja kunsti vahel. Ja mulle meeldib, kui teatud piirid on võimalikult hägusad. Kärt peaks võitma Köhler Prize'i, sest tema loomingus avaldub naturaalse ja kõrgtehnoloogilise samasus. Sest ta on kõige leidlikum. Ja ta kindlasti väärib seda. Juku sõna on humorisoom. Välja peetud huumor. Luup. Objekt,
ja objektiivsus sealt tulenevalt. Risoom. Nahaalsus. Risoom oli üks Johannese töö pealkiri ja see iseloomustab teda mitmes mõttes. Et kui ma mõtlen, mis ajast ma tean teda kunstnikuna või kus ma tema töid olen tähele pannud, siis tegelikult ma ei viinud neid kokku, et need on ühe kunstniku tehtud, pluss siis need, mis ta tegi oma rühmitusega Jim, et need nagu risoom oli maa all ja siis need nähtused nagu tärkasid erinevates kohtades. Juku tööd lähevad kuidagi järjest võib-olla julgemaks ja huvitavamaks, et need mingisugused päris varased asjad, et seal on hästi seesama Juku olemas, et minu jaoks on see nagu see luubi asi seal hästi olemas kuidagi, et ta mängib mingite luupidega. Kui öelda mingisuguseid märksõnasid, mis Johannes Sare loomingut iseloomustavad, siis need märksõnad on kuidagi hästi erinevatest teemadest, et seal on keelemängud, seal on popkultuur, seal on ruumimaagia ja ruumi ja taju iseärasused, seal on sõnasõnalisus. Et nagu asjad, mis justkui ei kuuluks kokku, aga ta tekitab oma töödega neid eriolukordasid, kus nad lähevad kokku. Näiteks foto Neon natsist, kus kokku läheb siis keelemäng, sõnasõnalisus ja popkultuur või siis EKKM-i viimaselt näituselt, kui selle popkultuuriga ei olnud erilist seost, küll aga siis ruumi ja tajuga töötamine või selle kogemuse loomine ja sõnasõnalisus sel puhul, et masin, mis teeb suitsurõngaid, mis ei ole midagi muud, kui ongi suitsurõngaid tegev masin. Mulle lihtsalt tunduvad need asjad, mis ta nüüd siin viimati on teinud, ehk see nagu koos näitus Kristiinaga Hobusepea galeriis, EKKM-i näitus ja siis see Kumu aedade näitusel olnud Untitled tööd nagu huvitavad või ta on kuidagi nagu ruumi võtnud ka nagu osaks sellest, et ei ole varem need olid kuidagi ainult nagu humoorikad või see huumori aspekt oli kuidagi palju rohkem kohal ja see ei olnud nii nagu huvitav minu meelest, et on nagu... Ma kahjuks ei saanud kogeda seda collapsing ruumi, ma olen seda näinud videost, aga see jäi mulle kõikidest töödest väga hästi meelde. Sest et seal tuleb tema idee kõige paremini välja. See, et ta nagu ärritab inimest, tekitab tühjast kohast mingi täiesti ettearvamatu emotsiooni. Ruum vajub kokku, mis võiks olla hullem. See on õudusunenägu. ja tehniliselt jube hea teostus kõikide tööde puhul, et mulle tundub, et ta on siuke perfektsionist. Aga mulle meeldis tegelikult see peeglite ruum või seal on nagu see lihtsalt, see on nagu kuidagi nii lihtne, aga seal on midagi nii nagu kummalist, et ma lähen nagu sinna sisse ja ma näen ennast selja tagant esimese laksuga, ma isegi ei saa aru, mis nagu kuidagi valesti on, et mis mõttes, et ma vaatan peeglisse, et kus mu nagu kuidagi nägu on või mis siin nagu toimub, et see segadus nagu millegi nii nagu lihtsaga, et see on see jääb sind kuidagi nagu kummitama. Võib-olla see on ka nagu nii, et ma näen ennast kukla tagant, et see on nagu enda vaatamine kuskilt nagu teiselt perspektiivilt, mis, et sa saad kuidagi eneseanalüüsiga tegeleda või millega mingi siuke assotsiatsioon tekib. Ma pean tunnistama, et mind ei vapustanud need tööd või võib-olla ma olen liiga, ma ei tea, pikaldane, et ma ei saanud nendest töödest sellist vapustavat ruumikogemust, nad ei suutnud mind üllatada. Võib-olla üllataski see nagu, et just see nahaalsus, kui lihtsalt need asjad olid. Mõnes mõttes käsitlen säret kui ready-made kunstnikku. Et need tööd, mis tal seal olid, ma olen neid näinud näiteks kas Tartu Ahaa teaduskeskuses või näiteks Lõbustuspargis. Ja mingis võtmest, kui Lõbustuspargis need siuksed atraktsioonid teenivad siis neil on meelelahutuslik funktsioon või siis teaduspargis kuidagi õpetada või näidata selle
teaduse saladusi ja võimalusi, siis Säre on võtnud need asjad ja tõstnud nad siis teise konteksti, toonud nad kunstiruumi. Ja seal hakkab nagu tööle see nii-öelda siis ready-made kunstimehhanismid. Non perpetuum mobile. See on lihtsalt üks kunstiteos, mis käib mulle ilgelt närvidele. Selles mõttes, et ta meeldib või siis ei meeldi mulle. Ma ei oskagi nagu seda väga täpselt öelda. Aga ta on asi, mis mind on kuidagi jäänud kummitama. Et alati, kui ma kohtan seda, siis ma jään jõllitama lihtsalt seda totrat veeringlemist, nagu mis on väga esteetiliselt välja pandud. Mis on üks luup lihtsalt. Ja seda ongi mul on väga keeruline seda kuidagi väga artikuleerida, et mis asi see on, et see on nagu, ta ei ole purskkaev ka, eks purskkaev on ka paljudel põhjustel, seda on analüüsida, miks on purskkaevu tore vaadata ja nii edasi, aga jah, see on asi, mis kuidagi jäi pähe kinni mulle, see luup. Üks töö täielikult eristus, ehk siis töö kaalul on kaalu, mida ma ei suutnud absoluutselt mitte kuidagi nagu teiste töödega, ta oli midagi täiesti kõrvalseisvat minu jaoks. Ühesõnaga ma saan tema pointist aru, kui ta ütleb, et ta üritab juhed kokku ajada, et seda ta tõesti teeb. Ja see kaalu virn siis äkki ja pealkiri Kaalul on kaalu, see tõesti tundus kuidagi nahaalne või... Mul on vist ka inimene viimastel siis EKKM-i tööd. See esiteks see suitsuringimasin, milles ma teadsin, et ma olin kuulnud sellest kuskilt, aga ta ikka üllatas kuidagi, et sa said selle suitsupahaka vastu vahtimist. See on minu meelest mingi asi, mis jukutöödest tuleb nagu parem, või jukutöödest tulebki heal juhul õtsutest välja nagu mingisugune sükene ka lihtsus ja täpsus. Et selles mõttes sama ringlev vesi, that's it, see ongi see ringlev vesi samamoodi, et kunstnevise vaataja kõnnib pestakaidist üles ja alla, eks ju, et need on nagu peaaegu sellest kuidagi märkamatud on ju ka, või need ongi nagu hästi igapäevased objektid ja kuidagi mingid situatsioonid, mis ta võtab ja siis see käibki nagu kuidagi et see on nagu minimaalne Juku on ise kuidagi see Martin Kriidi nagu link on tal nagu täiesti olemas ja see on nagu üks kunstnik, teda väga nagu kaifib on, aga seal on ka see minimaalne nagu liigutus, mida sa saad nagu teha kuidagi olemas. Aga ma ei saa ütlemata, et see näitus meeldis mulle. Miskipärast kõige rohkem on mällu sööbinud üks Johannese küllaltki lihtne töö pealkirjaga Nimetu, mis koosnes peeglitest ja kunstmurust. Selles oli mingid võiks öelda ajatud kogemust ja mingid sellist 60-ndate, 70-ndate popkultuurile viitavad metafüüsilisuse iha. Ja siis mulle meeldib see augu lõikamine, nagu mis oli Kristiinaga koos, nagu see auguga sein või seinaga auk või mis pidi see pealkirjaga, lihtsalt mingi selline, et see on peaaegu nagu see võikski nagu seal olla ühtepidi, et kui see seal ennem käinud ei ole, siis aru, seda tekitas mingisugune sealt nagu, ma ei tea, kas oli kuidagi nurga all lõigatud, aga nagu mingisugune tasakaalu äire nagu tekkis kuidagi. Plus see on nagu see mingi fookuspunkt, sest tavaliselt on seal mingisugune kunstiteos seinal, et see ongi võib-olla nagu auk sinna sisse juba vaadatud läbi. Mulle meeldib see, et on oma ideed hästi välja puhastanud. Seal ei ole mingit kõrvalist müra ja see on oskus omaette minu meelest. Ja tema oskust ruumis töötada ka. Ja see julgus võtta üks ruum ja panna sinna üks väike objekt, üks väike detail. Väga mänguline. Hästi mänguline. Et Jukule meeldib vist ilmselgelt see, et see oleks niisugune trikiga asi. Trikster on ka. Trikster, just, et ma lähen alati, kui ma lähen Juku näitusele või siis mõnda tema tööd vaatama ja siis on alati see mingi, ma eeldan, et ma saan üllatatud. Et EKKM endale personaaliks nagu ette on ikkagi suur ramps küll. Et aga Juku teebki seda niimoodi, lihtsalt. Ma tahaks ka osata seda nagu rahu. Juku juurde koolitusele, rahukoolitusele. Rahukoolitusele. Juku saab, ainu mis auhinna saab Juku. Juku peaks võitma Köhler Prize'i, sest ta oskab ruumis tekitada tajunihkeid. Tema puhul ma arvan, nagu ma ütlesin, et mind väga-väga huvitab, mis edasi saab.
see hetk, kus tema praegu oma loomingus on, et seal on tohutuid võimalusi, kuhu nagu edasi minna. Ja ma ei kahtle, et temas on väga palju potentsiaali. Üllatusauhind sobiks ka hästi, et ta ikkagi üllatab alati. Ja täpne üllatusauhind. Särtsakas. Äkki oleme teile täpse üllatusauhind. Täpne üllatus särtsuauhind. Me peame selle nüüd valmis tegema. Teie peate selle valmis tegema. Visible Solutionsi puhul tuleb pähe sõna radikaalne. Iroonia. Ja iroonia ei ole siis eesmärk, vaid on vahend. Mimikri. Üks sõna mul nende kohta ei ole öelda. Neid on, või neid võib kuidagi võib-olla kokku ka võtta, aga läbilöök, müük, purundus, innovatsioon. Aga tegelikult võib-olla, mis põhiline äkki meeskonnatöö. Vastutusel. Otsoling Visible Solutions teenus vabadus võimaldab soovimatutest olukordadest lahkumist ning ootamatutesse olukordadesse sattumist. Visible Solutions uurib nii kunstivälja kui majandusvälja kui ideoloogilist ruumi või ideoloogilist keelt. Et nad esitlevad või nad ongi, käsitlevad ennast kui osa ühistut ehk siis firmat. Et nende tegevus või nad paiknevad siis kapitalismi või majanduse ja kunsti piirialal. Inspiratsiooniks on siis see, et nad tõlgivad majanduskeelest kunstikeelde ja vastupidi. Ja seal tekivad siis teisiti mõistmised või nagu nad siis ütlevad, veakohad on siis nende toodete ja ka nende tekstide inspireerivaks jõuks siis. Need märksõnad, mis sa ütlesid, kapitalismi kriitika ja loovmajandus, et need on need võtmesõnad, millega nad tegelevad, aga mõnes mõttes, kui ma mõtlen nende sõnade peale, nendega seoses, siis ma justkui hüppan altpoolt latti, et minu arust nende see sünge must huumor, mis siin on sisse põimitud ja see nende see terav ütlemine tegelikult, mis tuleb nende töödest välja, et just see on iseenesest minu jaoks palju rohkem nauditav kui see suurem pildi kommentaar või see kriitika, mida nad viljelevad. Ma arvan, et see võis olla esimene näitus, ehk siis nende esimene toodete esitlus, mis oli Hobuse peagaleriis äkki 2010. Ja see toodete esitus siis oli tõesti, see oli nagu minu jaoks täielik pauk, see oli nagu väga võimas. Mulle miskipärast kohutavalt meeldis see lihtne žest, et nad olid galerii sildi kinni katnud musta kilekotiga. Kuna idee oli, et nad sulgevad galerii ja avavad seal oma kontori. Esimese asjana tundusid need, see näitas siis siuke nagu lõbus, et täis väga-väga ilmekaid võimsaid kujundeid, suurepäraselt teostatud. Ja loomulikult siis kõige atraktiivsemad tööd sellel näitusel olid Adam Smithi Nähtamatu käsi puuris ja Siseruumi välisala. Mulle meeldib nende see obsessioon selle Adam Smithi Nähtamatu käega. Just see, kuna see on selline hea kujund ja kuivõrd nende tegevus on hästi selline realistlik ja sotsiaalne ja materialistlik, siis Nähtamatu käsi on nagu mingisugune transcendentaalne tähistatav seal või mingisugune Maxwelli teemon või mingisugune määramatuse faktor, mis majanduses juhib
juhib protsesse, aga mis Visible Solutionsil on sümbol nende enda tegevuse sellisele triksterlikule aspektile. Mingis mõttes nende töödega nad ju tungivad sinna samasse ärikeskkonda tagasi. Näiteks mis töö see oli Clarity äkki või mis on siis see roheline ala mõeldud ärihoonesse, kus siis need head mõtted peaksid tulema endal kurnatud kontoritöötajatel. Content of the package. One exterior space for interiors. Dimensions 2000 times 3000 times 2050 millimeters. Manufacturer's code 0220N78 AR1 CO2003. Sisse minnes, ma ei ole kindel, kes sinna võis sisse minna, seal oli silt, et muru peale ei tohi astuda, aga igastahes sinna sisse minnes käivitub selline David Lynchilik disko mingis veidras keskkonnas, et see oli äärmiselt nauditav. Samuti nende Dependence Independence minu jaoks täiesti mingisugune ajuvaba teos, aga seda enam nauditav on mulle. Ma ei oska öelda, mis mind selle juures paelub, aga see on lihtsalt selline töö, mida ma võiksin vaadata tunde. Tartu Kunstimaja Monumentaalgaleriis oli vist tooteesitluskampaania nimi oli Adam Smithi lemmik nähtamatu käsipuuris. Ja see oli veel suurem siuke pauk, et kui ma läksin sinna ruumi, ma ei saanud mitte midagi aru, mis seal toimub. Aga see kõik oli nagu nii võluv, olles siis juba kursis nende kontseptsiooniga, et nad on nagu, nad ei räägi kui kunstnikud, nad räägivad oma firma nimel, nad on mõnes mõttes distantseerunud oma sellest kunstniku nimest või kunstnikuks olemisest. Ja siis ma ka teadlikult käitusin nii, et kui ma üldiselt vaatan mingit toodet, ma kunagi ei viitsi lugeda läbi seda manuaali või seda kirjeldust, mis selle tootega kaasas käib. Ja seda näitust võis tõesti kogeda niimoodi, et sa lihtsalt naudid neid tooteid süvenemata üldse, mida mingi asi nagu teeb või mis on tema eesmärk. Aga mulle meeldib see, kuidas on robotliku täpsuse ja meelekindlusega räägivad sellest, kuidas käepide on ergonoomiliselt läbi töötatud ja samal ajal pildil on näha selline kaunis puhas vineerpind. Ja sellel Tartu näituselt muidugi kõige põnevam objekt tol hetkel minu jaoks oli siis integreeritud mäluauk äkki. Sa juba näed nagu, mis asi see on. Ja loomulikult tekkis kohe kahtlus, et miks see ei tööta. Et seal on ju ruupor, mikrofon, kõlar ja siis sa hakkad nagu süvenema, et miks ei tööta. Siis sa saad aru, et seal vist oli, et see ongi tema eesmärk, et seal on nagu vaakumtoru, kus teadupärast heli ei liigu. Ehk siis kõik need mittesobivad ideed sinna sisse söötes nad lihtsalt haihtuvad. Ja võib-olla see oli see võtmekoht, mis paneb siin nagu süvenema ülejäänud teemasse. Kõik need kirjad siis erinevatele neile olulistele võtmeisikutele. Kogu see absurd, mis seal tegelikult on, nendel toodetel ju ei ole siukest otsest funktsiooni, mida ütleme mingi tarbija otseselt kodus võiks vajada, aga need asjad mõjusid väga ihaldusväärselt. Neid muudab tähelepanuväärseks see, et minu meelest Eesti kunstis keegi ei ole ikkagi nii põhjalikult tegelenud sellise majanduse poolt ette antud olukorraga, otseselt suhestunud sellega. Et nende kõrval nagu suurem osa muud kunsti on ikkagi eskapistlik. Kui otsida neid nõrkusi, ma ei tea, kas need on nõrkused. Üks asi on see, et nad pigem siiski tõlgivad
minu arvates majanduskeelest kunstikeelde, mitte vastupidi. Ja kui nende eesmärk on olla nagu nii majandus- kui kunstiväljal, siis nad väga tugevalt on ennast positsioneerinud kunstiväljal, aga selles ma ei ole nii kindel, kuidas neil majandusväljal läheb. Nad võiksid lõpetada igasuguse kunsti tegemise ära, teha kunsti ainult oma toodetena ja tegelikult tegutseda ainult majandusväljal ja hõivata, ma ei tea, pankasid või majandusorganisatsioone, kas või nagu Yes Men või midagi sellist. Et mulle tundub, et neil on mingisugune selline mingisugune turvalisus nagu säilib seetõttu, et nad on galeriides, mis on sellised kõikelubavuse ruumid. Aga nemad huvitav, kas nad on reaalselt taotlenud näiteks alustava ettevõtte. Nad võiksid taotleda näiteks innovatsiooniosakut, et mingi oma toode on ja välja mõelda, nad võivad seda ju vabalt teha. Või alustava ettevõtte toetust. Et nad võiks nagu selle mänguga minna nagu päris maailma veel rohkem sisse. Ma hea meelega teeksin nendega mingisuguse äritehingu, et vahetaks mõne oma toote nende toote vastu. Need on hästi teostatud, need on head ideed, nad on perfektsed tühjad tähistajad, fingoloogilised objektid ja ma arvan, et tegelikult hea turundustöö puhul oleks neid võimalik turundada, aga muidugi mitte niimoodi, et nad saadavad Žižekile või Saratale e-maili. Visible Solutions võiks selle auhinna võita, sest nad on kõik mu väga head sõbrad ja mul oleks väga hea meel selle üle, kui nad veedaksid selle. Ma arvan, et see väike investeering nende ettevõttesse kuluks ära kahtlemata. Ka sellest OÜ-st eraldi olevana, nad on kõik väga head kunstnikud ja nad lihtsalt väärivad seda. Visible Solutions peaks Köhler Prize'i võitma, sest nad on manipulaatorid.